no see ongi see, et kuna see on enda jaoks tehtav asi, siis kõik ei vali teha, nad otsustavad, et nad teevad, aga siis nad ühel hetkel otsustavad, et ikka ei tee. Sest et see tundub nende kõige Hiina kõige Kas see on töötukassa koolitust ei ole nii, et kui ta kohale käib, tuleb pärast kinni maksta? No siin on selles suhtes need, kes meil seal grupis on, nad ei ole kõik töötukassa kaudu. Sest liituda maksta raha ära ja siis mitte teha. No Triin annab neile võimaluse järgmise grupiga tõenäoliselt uuesti kaasa tulla, aga ja osadest on need, kes eelmise grupiga tegelikult olid kaasas, aga ei olnud kaasas. Et nad olid nagu Zoomis olemas, aga... Ja siis nad ise avaldasid soovi, et prooviks kordama ära. Jah. Ongi terviseprobleemid või midagi jäänud. Kusjuures see on tavapäraselt niimoodi, et kes alustavad kursusega, siis on, ma ei tea, kass sureb ära, laps jääb haigeks, ühesõnaga kõik, et kui sa otsustad ise midagi nüüd nagu teha, siis kõik, sest tavaliselt on postkast umbes nendest kirjadest, et mul elu tuli vahele. Ja, ma olen täiesti tavaline. Nagu küsimus, kui te teadvustate, et see on nagu see väljakutse ja mida ta nagu põhjustab teada. Alustada raske, siis on väga neid kursusi. Ei, täpselt alati on mõned, kellel just elu läheb kergemaks. Ei no ja isegi kui läheb korraks raskemaks, siis ta läheb ikka kergemaks. Ja. Ka turunduses seda välja me ei too, et võib juhtuda, et elu juhtub. Ja võib juhtuda, et kui te tulete meie koolitusele, siis kass sureb ära. Suhted lähevad lahku ja terviseteemad on tavaliselt põhiteema. Sellepärast ongi teised koolitused kõrvalmata, saab seda hingeparandust ja asja pastada. Ega see ei ole nali, see on päriselt nii. Naiste puhul eriti. See on hästi huvitav. Naiste puhul on, kui nemad hakkavad ettevõtlusega tegelema, siis enamasti nende suhtes seda pinget, sest nende roll kodus muutub. Vaata. Meesenergiasse. Ma ei tea. Ma arvan, et lihtsalt, et mehel muutuvad need nagu kuidagi naise roll kodus muutub, ta ei ole nii nagu samas teedega alustab ettevõtlusega, ta muu asi tuleb kõrval. Fookus on mujal. Ja mehel, ja kui nad kommunikatsioon ei ole suhtes tugev, siis mees ei saa aru, mis nüüd juhtus, vaata, ja siis ettevõtlus on see pahalane. Tere, Heiko! Kuidas teil õnnestus seda siis teistmoodi teha? Ma saan aru, et te mõlemad olete õnnelikus edukas suhtes. No Mirjam tegi selle hardcore'i veel läbi. Ja tema on üks nendest näidetest. Kes tuli, oli teistsuguses suhtes. Ja nüüd on õnnelikus suhtes. Ettevõtjana. Mängumaalt leidis endale armust. Enne seda veel. Ja. Tere, nii tore päriselt näha. Ma võikski vast kohale ka tulla, et meil oleks igasuguseid ootamatusi. Mina olen vaata 18 aastast alates suhtes olnud. Et mul on nagu, ja mu mees teadis, et sellise hullu kohe saab. Triinu mees on kõik üle elanud. Jah, ta on kõik üle elanud 20 aasta jooksul. Et ta juba poolist sai aru, et ma olen selline, ma olen kogu aeg ettevõtlik olnud. Ta sai aru, et talle meeldivad sellised iseseisvad naised. Selles suhtes on kuule ära ajad on vahepeal hädas ka ikka olnud. Ja, tal ei ole kogu aeg see meeldib. Aga vahepeal. See loob vaata selle illusiooni, et kõik on kogu aeg hästi. Ei ole. Kellelgi ei ole. Aga lihtsalt, et ta teab, et see on sellise fruktiga anda koos ja tatsi. Meeldib alles või mitte, vahepeal ei meeldi vahepeal. Aga nüüd tal on töö juures nii palju ägedaid naisi, siis ma iga kord saan kinnitust, kui ta räägib mõnest naisest vaimustunult, et see on nagu siuke iseseisev ja ta ja okei. Siis talle meeldib mina ka. Ma olen samasugune. Ei ole. Oi, Heiko tuli ka. Heiko tuli ka. Väga armas. Tore olla siin. Kas sa kuuled hästi, mis me siin ruumis räägime? Ja, mina kuulen hästi, kas mind on kuulda? Ja, sind on ka kuulda. Okei, tore. Vähemalt mida kuulen. Vist Rain on puudu. Kristi on ka puudu.
ma Mis tea, kas ta sai kukkus selle kirjast? reedelt maha. Aga Aga kirjast aru või mitte. jah, tegeleme sellega. Nii, aga Triinuga te juba neid konkurente nuusutasite natukene. Lähme siis meie sellega edasi. Uksed on pilla taga. Kuidas siis on, kas äppi proovisite? Takistust Jaa. Energi. Eelmine kord andsin ta saatnud. Juba andsid. Ja. Et meil oli see teine üritus minu päeva siis jutustati oma. Kaimar, kas sina leidsid oma takistuspunkti üles abiga? Jõudnud. Siis siin vahepeal jõuad. Kirjutasid, mul ei olegi takistuspunkti, et mul on ainult need edukuspunktid. Kaimar kirjutas nii või? Ei. See ongi see, et sa oled võib-olla selle kõik juba läbi töötanud. Aga siis on võimalik kõik oma sugulased läbi vaadata, et kas on midagi sarnast. Ei, nende kohta kirjutas, et ära suhtlena. Ainult takistused ongi. Jah, siin parool on vaata siin selle raami sees. See on äkki täida. See on kui juba siis ei tea, võõras arvuti. Loomulikult. Nii, oli õige. Ühesõnaga näen, et seda eelmist punkti olete täitnud, mõni vähem, mõni rohkem, aga seda klientide peatükiga ühesõnaga veidikene liikusite edasi. Kuidas need kodutööd läksid? Mis see kodutöö oli? Sinu kodutöö oli, konkurendid oled sa juba üsna tublisti ära täitnud, aga sinu kodutöö oli see, et sa pidid leidma vähemalt ühe ärikliendi, kellega sa võiksid koostööd teha. Nii, kodutöö on tegemata. Mõtleme sulle pärast mingi karistuse siis välja. Enne sinul olid ilusasti olemas need tagasisided seal. Mis tegelikult selles kõiges väga head ongi just see, et kuigi võib-olla mõnda, eks ole, sealt teise või kolmanda järgu konkurenti väga konkurendiks ei pea, aga see annab just nimelt selle vaatenurga, et mida mina saan teistmoodi veel teha või et kuidas ma saan kliendile pakkuda mingisugust varianti. Jaa. Tänast, kui ma neid konkurente analüüsin, siis ma olin üllatanud, et need käibed on nii väiksed. Aga ma olen nagu muserdunud natukene. Aga siis ma vaatasin enne konkurente. Mõtlesin, et seal ei liigu üldse raha. Aga ma arvan, et see Mustpäri nagu, ma loodan, et mu konkurente käsitaks nagu Mustpäri. Teevad, päris kindlasti teevad. Ma võin, kas sa oled võib-olla firma loonud ei ole? Siis ma annan sulle väikse vihje, ma lihtsalt avastasin ärikliendi poole pealt, kui siit tuli nagu see, siis ma oma materjalidest midagi vaatasin, ma ei jõudnud väga palju ära tõlkida, aga mingi koha. Ja siis ma kontrollisin sealt samast teadlikust, et kas see asi kehtib või ei kehti, et kas see on nii või ei ole. Vaatasin läbi kõik suured firmad, kellel tohutud rahad liiguvad ja no löö või maha, no lihtsalt on. Et kui sa registreerid oma firma teatud kuus, siis hakkab firma sinu äri mõjutama. Ta võib olla kas autoritaarne, demokraatlik või liberaalne. Sinul on demokraatlik. Et see on see, millal sa oled seda nagu, ja see on keskmise suurusega ettevõte, kus on head palgad ja on normaalne töötajate voolavus. Kui töötajate töökoormus on suurenenud, või helistab, siis helistab. Laps unustas. Tervis laps, mul on koolitusel. Räägisiga. Okei, aga võimalus, et sul äri hakkaks hästi kasvama ja väga suured rahad hakkaks Detsembris peaks tegema. Täpselt. Aprill, august, oktoober ja november. Ja tead, ma vaatasin neid suuri firmasid,
kui osadel on niimoodi, et võib-olla kohe ei löögi see välja, siis need, kes on otseselt kasusaajad, siis sa vaatad nende loodud firmasid, mis neil veel all. No lihtsalt on nii. Et kõik on aprillis, augustis, novembris, oktoobris. Seal on see tavaliselt suured ärid kõrge staatusega, väga muljetavaldavad palgad, otsustab üksi, kontrollib ja surub teiste algatuse maha, mis on, ongi see autoritaarne näite. Enamus on mingi holding ettevõtted. No jah, ma ei tea, vaatasin ka oma tütre, kelle alluvusest seal on, kui seesama, kuigi ta siin ei ole registreeritud, see Storytel praegu, aga Eesti raamat ja, või mis need seal olid, tähendab, mis ta mulle ette luges. Ma ei tea, Swedbankad ja suured need. Nii, aga oota, need olid aprill. No need võiks ruttu ka ära. Just mõttes tahtsin öelda, et... Selles mõttes ei tasu. Ei, nüüd on hilja, nüüd sa juba külvasid seda. Ma teen ka igaks juhuks ühe ettevõtte veel. Mina olen märganud lihtsalt november. Jah, see lihtsalt on. Kusjuures, aga minu MTÜ näiteks ongi liberaalse all, see tähendab, et ta on seal veebruar, märts, juuni, detsember. Saagi raha liikuda. Ilmselgelt, eks ole. Ongi seal. Aga novembris käis sellepärast, et käibemaksu piirpäärad hakkavad vaikselt täis. Miks on aastane vastu? Minu enda laps tegi need ka juulikuus ja on demokraatlik. Täpselt samamoodi, et tegid Strateon uue selle firma, eks ole, ja enne seda ma ei vaadanud, kus Toomus Tarpatentis oli. See on kehvasti. See on liberaalne, see on väike ettevõte. Sul on märtsid tehtud? Ei, Edasi. Siis sa peaksid saatma kirja, et saneerimisele oleks, aga hea uudis, et aprillist on kuulda. Siin on näiteks seesama. Pegasus ongi Eesti raamat hea lugu. Need on kirjastusele. Ongi. Ja kuna minu noorem laps töötab praegu selle suure Storyteli all, nad kõik inimesed kuhugi ootavad. Me sootame, lähme kõik ettevõtted praegu reha. Ja ma just tahtsin öelda, et tänase päeva ülesanne on luua uus ettevõte. Aga no võt, siukene numbrite mäng siis ja siuksed asjad. Ühesõnaga tänase päeva ülesanne, mis meie siis siin teeme, on see, et ma saan aru, konkurendid sisuliselt olete juba leidnud. Kaimar teab oma konkurente niikuinii, sinul olid konkurendid olemas ja enne sinul sa vaatasid neid vähemalt juba, eks ole. Ühesõnaga nüüd, kuna te olete selles mõttes natukene erinevas kohas, siis lepime praegu niimoodi kokku, et igaüks võtab ühe oma konkurendi ja teeme temaga täna siis läbi need samad konkurendi analüüsiharjutused, nii-öelda vaatame konkurendile päriselt otsa. Müügitulu oli üks number, mida pidi välja tooma, aga kui ma vaatasin näiteks inforegistrist või teadlikust, et siis need numbrid ei klappinud, mõnikord käive ja müügitulu ei klappinud ja ma ei saanud aru, miks see nii on. Kas need on nagu võrdsed asjad, nagu käive peaks olema müügitulu? Triin? Ei ole tegelikult kuidagi. Okei, aga siis mis see selgiks on või miks nad ei ole? Müügikäive on tavaliselt nagu käive maksustatav käive ja müügitulu on siis kõik tulud, mis tulevad ka investeerimisest. Seal on mingid seaduslikud erinevused, aga ma arvan, et see erinevus, mida sina vastasid, on lihtsalt nende algoritmide erinevus. Teadniku ja inforegistri nii-öelda erinevus, aga kas sa majandusaasta aruanneteni ka jõudsid? Ei, ma ei teadnud, ma vaatasin, et mis on välja. Majandusaasta aruanneteni. Teaduse kontekstis käive natukene jaguneb spetsiifilisemaks ja müügitulu. Aga majandusaasta aruannetes on õige, aga nad on ikkagi erasektori poolt mingi tööriistakai lahendusega loodud platvormid, mis teisendavad neid andmeid. Aga siis küsimus näiteks, et oletame, et ettevõttel on mingi kinnisvara, mida nad rendivad välja, et siis kas sealt saadav tulu ei lähe müügitulule või läheb?
see ongi tegelikult tululiikme käibemaksuseaduse põhivarade on hästi palju erinevaid tululiike. Suur üldistus käivad nendituludega. Aga majandusaasta aruanded ja majandusaasta aruanded on tegelikult raamatupidaja üle vaatanud ja korrigeerinud. Teadmistes on see, et nad panevad käibemaksu deklaratsiooni järgi tegelikult nenditulud paika ja on parkem jamak. Eks käibemaksu deklaratsioonist tulenev müügitulu on seal näha, aga majandusaasta aruandes on müügitulu, mis on korrigeeritud ka kõik need investeeringud ja pealt ka juurde. Nii, ühesõnaga, võtke siis lahti, kellel veel ei ole oma äriplaanid sealt kaustast ja 5. peatükki lähme ja igaüks leiab praegu ühe enda konkurendi, kellele me vaatame nii-öelda tõsisemalt otsa ja siis 12 võite vaadata kodus hiljem ise, kui me siin täna ei jõua. Et selle konkurendi valimisega, kuna teie juba teate nii-öelda, kes teil need konkurendid on, siis mina soovitan, võtke nendest 3 keegi selline, keda te nagu hea meelega nimetaksite ka vajadusel enda koostööpartneriks või kes on nagu selline nii-öelda, et ta nagu meeldib teile, kui te vaataksite talle kliendi pilguga otsa, et te leiate sealt üles ka need asjad, mis tema puhul nii-öelda meeldivad, et muidu sageli tahetakse konkurentide puhul teha nagu suurelt jaolt ainult kriitikat, on ju, aga tegelikult konkurendid on nagu üsna head õpetajad, eriti kui nad on turul nagu pikemat aega tegutsenud, siis nad on suure tõenäosusega kolistanud neid samu ämbreid, mida te ise alguses võib-olla kolistaksite, kui te seda konkurendi analüüsi nii-öelda läbi ei teeks, et neilt on nii mõndagi õppida. Ehk siis tehke enda jaoks see valik ära ja hakkame siis vaikselt vaatama konkurentide puhul või selle ühe konkurendi puhul. Tabel on olemas 5. peatükis, 5.1, paned kirja oma konkurent 1, panedki sinna selle ettevõtte nime. Ja siis, kui veel ei ole, siis selle konkurendi puhul tahakski teada tema asukohta. Mina ise kasutan tavaliselt inforegistrit. Mulle lihtsalt meeldib see, kes on. Küsin kindlasti, et mulle meeldib teatmik, mulle meeldib inforegister. Miks sulle meeldib inforegister rohkem kui teatmik? Ma leian siit kiiremini enda jaoks vajalikku info ülesse. Kuidagi, lihtsalt see keskkond on mulle mugavam. Viimases vaatasin ka teatmik. Raamatupidajad, nii palju kui mul neid ümberringi on ja neid ikka on, nemad ütlevad, et nemad kasutavad teatmikku. Mina olen lihtsalt nii-öelda hobikorras otsin aeg-ajalt mingisugust informatsiooni, minul on inforegister mugav. Ma arvan, et siin ei ole õiget ega valet vastust nagu. Nii, ühesõnaga, võtame siis Targo, kes sinu üks konkurent oli? Oli niimoodi või? On olemas ka lihtsalt Kivitex, see on sama inimese oma, jah? Ei teades. Ma tean, ma ei tea. Nii. Taago. Ühesõnaga, siis kui sa võtad oma selle konkurendi siit lahti, siis sa näed siit ära, eks ole, millal on see ettevõte asutatud, kui kaua aega on ta nii-öelda tegutsenud.
teie puhul kindlasti nagu, kui sa seda konkurenti nii-öelda analüüsid, me lähme ka sinna sotsiaalmeediakanalitesse ja nii edasi, siis see tegutsemisaeg kindlasti on oluline, et kui kaua aega ta on turul olnud. Et kas ta on nii-öelda uus ettevõte või ta on juba pikemat aega tegutsenud, on tal juba koostööpartnerid välja kujunenud ja nii edasi, eks ole. Samas ettevõte on 14 aastat tegutsenud. Kas see, nagu sa teadsid seda ettevõtet varem, olid sa temast kuulnud midagi? On kellelegi siit ruumist see nimi tuttav? Olete kuulnud Kivitek? Mina ka ei ole kuulnud, et lihtsalt nagu mõeldagi selle peale, et on nagu mingisugused ettevõtted, ikkagi, keda sa, ütleme, virvendavad kuskil taustal. No ta on Tartu ettevõte ka, et mul ei tule ette, et ma oleks näinud kusagil mingisugust nende reklaami või midagi sihukest, et nagu see muidugi ei pruugi tähendada, et tal ei ole nähtavust, aga lihtsalt, et enamasti ikkagi mingisugused sihukesed nagu tuntud ettevõtted, nagu sa vähemalt tead, et see nimi on sulle kusagilt tuttav, on ju. Et siis mida siit, kindlasti on see, et ettevõtte aadress on ju, see on nüüd see aadress, kuhu ettevõte on registreeritud, see ei pruugi tähendada, et ta ka samas piirkonnas tegutseb, sina tead, et nemad tegutsevad siin meie piirkonnas on ju, et vahel on niimoodi, et ettevõttel on kontor Tallinnas ja tegutseb Tallinnas, aga on kuskil ema juurde Võrru sisse kirjutatud, on ju, nii-öelda registreeritud. Et selles mõttes, kui me räägime nii-öelda sihukesest asukohapõhisest teenusest, siis kindlasti on enda jaoks oluline nagu vaadata seda, et kus ta nagu päriselt teenust osutab või kus ta päriselt tegutseb. Siis siin ongi see, et kui sa nüüd tahad teada nende müügitulusid ja asju, antud hetkel seda 2025 siin veel üleval ei ole, aga need majandusaasta aruanded siit on kõikidele kättesaadavad, allalaaditavad ja hakkavad ka teie ettevõtte puhul siis niimoodi olema. Et majandusaasta aruandest näed sa ära selle, mina olen nagu seda müügitulu tavaliselt vaadanud siit. Et siis me näeme, et 2024 tema müügitulu oli 399 010 eurot, on ju, ja kasumit oli sellest 62 903. Et ühesõnaga lihtsalt nagu väga tihti on ka see, et ettevõttel ongi kas väga väikene müügitulu, siis on ta tõenäoliselt seda kasumit seal praktiliselt ei ole, aga kui sa, väga tihti valitakse sellised konkurendid, keda sa tead nii-öelda, kellest sa oled varem kuulnud ja nii edasi, et kui sa tead ja näed, et ta aktiivselt tegutseb, tundub, et tal nagu läheb hästi ja siis vaatad neid majandusaasta aruandeid, müügitulu on naeruväärne. Mina näiteks Mängumaa puhul vaatasin oma nii-öelda neid peamisi konkurente siit Tartust ja siis vaatadki nende müügitulu aastane mingisugune, ma ei tea, 5000 eurot ja 3000 eurot ja nii edasi on ju, et jällegi üks seda liiki nagu või üks selle ala ettevõtteid, kus hästi palju sularaha käib käest läbi ja nähtavasti siis nad nagu kasutavad selle oma tarbeks ära, ütleme niimoodi, on ju. Et see kindlasti ei peegelda alati ka tegelikkust. Ma olen kindel, et selles, kui see Kivitek ehitus teeb eraklientidega koostööd, siis päris kindlasti on seal ka nii-öelda seda raha, mis käib lihtsalt käest läbi ja kunagi ettevõtte kontole ei jõua. Et enda jaoks lihtsalt soovitan nagu huviga uurida neid majandusaasta aruandeid, et siin on veel informatsiooni nii-öelda lisaks sellele müügitulule, mis võib-olla teie enda jaoks on nii-öelda huvitavad, millest saab teha mingisuguseid järeldusi. Et neid nagu tasub vaadata ka seda, et kuidas see müügitulu on aastate lõikes, kas siis kasvanud või kahanenud, on ju. Et need, ütleme, vähemalt 3 konkurenti, keda nagu tõsisemalt vaadata, nendel võiks vaadata ka siis, et kuidas tal nii-öelda aastate lõikes läinud on. Kiitsland on kindlasti jah, neil on täituvusaastaid olnud nagu väga hea. Aga samas on ka mingisuguseid selliseid, kellel endiselt täituvust on, aga kui sa sinna koha peale lähed, ma paratamatult olen ka see sihtgrupp, kes seal mängumaadel käib, et siis need on nagu nii räämas ja nii koledad, et inimesed nagu teadmatusest,
kelle sünnipäeval näiteks isegi olen käinud, ütlevad, issand jumal, et kui ma siin 2 aastat tagasi käisin, et siin oli nagu ilus on ju, aga noh, need väiksed rõblikud lõhuvad ka väga palju, aga lihtsalt see ongi see, et kui sa siis nii-öelda selle cash käib sul käest läbi ja siis muudkui, ma ei tea, mis iganes selle rahaga siis tehakse, oma tarbeks ta kasutusse läheb, et ühtegi uut vahendit ega midagi ei osta, on ju, siis nii ta lähebki, et see klient tõenäoliselt enam sinna tagasi ei lähe. Et eks see on niisugune valiku koht ettevõtluses üleüldiselt ju, et ka ütleme see, et alguses, kui esimesed need rahad tulevad, ettevõtja, kes endale nii-öelda veel palka ei maksa, leiab nii-öelda sellele rahale kohe kasutust selle asemel, et võib-olla see näiteks turundusse panna. Need on niisugused tüüpilised lõksud ja siis ei hakka tegelikult see tulu kusagilt kasvama ka, on ju, et ongi valikute külge. Kui sa töötad sektoris, kus sul tekib ikkagi paratamatult palju sularaha, et siis mis see õige käitumine on, et kas peaks eeskujulikult kõik ära deklareerima ja maksustama või siis peaks või on okei, et teha ka aeg-ajalt see otsus, et tegelikult selle nagu tulu siis et see nagu jõuab maksustamata kujul taskusse. Ja nagu lihtsalt võib-olla see, kui mina peaksin selle valiku ja siis olema, et siis millega ma argumenteeriks on see, et kui ma vaataksin nagu suurt pilti, et kuidas riigi raha kasutatakse sõltuvalt sellest, et kes koalitsiooni moodustanud, et siis kas ma nõustun nende asjadega või mitte, eriti kui ma suhtlen avalikus sektoris toimetavate inimestega ja kui nemad toimetavad teadmise all, et kui ma oma eelarvet aasta lõpuks peeneks ei lase, siis järgmine aasta ma saan vähem raha. Ja nüüd omades nagu neid teadmist ja oma arvamus, et siis mis see õige nagu käitumine on, et kas me võime nagu võtta aluseks selle, et kui mina kõike läbivalt korrektselt ei tee, et siis maailm ei muutugi paremaks või siis, et ma opereerin samas süsteemis ja mul on õiguslik ja moraalne alus teha asju samadel alustel, nagu mulle tundub, et ümberringi tehakse. No jah, mina ütlen selle kohta seda, et suure tõenäosusega sa ei tee midagi halba, kui sa seda raha kasutad enda tarbeks. See on nagu see prügi sorteerimise küsimus täpselt samamoodi, et kas sa pesed piimapakendit, et sa tahad, see on nagu selles mõttes lihtsalt, et sa tead, et kuhu see lõpuks jõuab, on ju, aga sa mõtled, et kas ma annan selle oma väikse panuse, et maailm oleks parem paik. Esiteks, kes sorteerimisega tegeleb, siis ta peaks teadma, et piimapakendit ei peaks pesema. Kui sa tahad pakendit eraldi koguda, siis puhast pakendi tähenda seda, et sa pesed selle enne pesuvahendiga puhtaks teadmise. Mina ei pese piimapakendeid, lihtsalt päris kindlasti ei pese, aga ühesõnaga see mina lihtsalt ütlen seda, et sellel hetkel, kui sa oledki ettevõttega selles käivitusperioodis, see on lihtsalt kuna ma olen hästi palju alustavaid ettevõtjaid kõrvalt näinud, siis nii kui see esimesed nii-öelda rahad tekivad, siis need lähevad väga sageli enda tarbeks kohe kasutusse. On okei kasutada ettevõtte raha enda jaoks, kui sul on ettevõttel raha, aga kui su ettevõttele tulebki 500 eurot ja sa kasutad sellest peaaegu et kõik enda tarbeks ära, siis sul ei ole raha, et seda ettevõtet suuremaks ehitada ja seda nähtavust ja kõike osta, sest et ühesõnaga see. Aga see, mis ma kuulen, sõnum on see, et kasuta ettevõtte raha ja käibevahendid eelkõige selleks, et käivet suurendada ja kui sul läheb juba väga hästi, siis kui midagi kuskilt pudeneb maha ettevõtte kasumil jääb välja niimoodi, et keegi ei märka ja sinu südametunnistus lubab seda, et siis võib juhtuda, et see on nagu okei. Jah. Selge. Ma imetlen alati väga seda oskust ja seda
sa ju ei tea, kes siin nagu me oleme ühise eesmärgi nimel siin väljas, et ikkagi Eesti ettevõtlust arendada. jah, siis ma just. aga tegelikult Eestis on ikkagi ettevõtjatel on raske, ega see paratamatult on niimoodi, et vahepeal on vaja kasutada. no see paratamatult, kui võib-olla see ettevõtjad ei tarbi kultuuriveitsu väga palju, aga kui Rahamäe järjekorras on sul 10 000 inimest, kes tahavad osta seda piletit, ma ei tea, mis pileti hind oli seal 70 €. Minu sõbranna ostis 200 euroga selle pileti, aga ma ei tea ka, mis kanalist ta selle sai. Et siis ei ole nii halvasti ja teiseks. ise mõtlesin täpselt sama, kui ma seda uudist lugesin, et kui halvasti meil siis päriselt läheb, kui joostakse tormi. mõte on see, et kui vaatad nagu ettevõtjatega ja raamatupidajatega suhtled, siis üldiselt sa tahad oma kasumi, raamatupidamisliku kasumi alati viia ikkagi võimalikult väikeseks, sellepärast et siis on nagu kergem elada. et siis sellepärast mulle tundub, et me mõnikord nagu analüüsime ettevõtluse tulemuslikkust valedel alustel. ja teiseks võib-olla nagu inimesed, kes analüüsivad, ei tee seda nagu ei oma lihtsalt oskusi, kui nad reklaamivad keskmist palka, mille nad hiljem ümber arvutavad väga tugevalt. et inimesed protesteerivad, et kui te natuke matemaatikast aru saate, siis need numbrid ei saa tõele vastata, aga kui sa teed seda päevast päeva ja käid tööl ja teed siuksed numbrid, siis võib-olla nagu on okei. et need hinnangud ja päris elu ei lähegi kokku alati. jah, nii ja siit majandusaasta aruannetest lihtsalt see nii-öelda miinimum, mida mina tavaliselt vaatan või soovitan nende äriplaanide kirjutamise raames vaadata, on see, et sa tead oma konkurendi müügitulu eelmisel majandusaastal siis nii-öelda, mille kohta on see aruanne esitatud. ja kindlasti on siit oluline see, et kui palju tal samas perioodis oli töötajaid. et see tegelikult sealt joonistub ka ikkagi mingisugune muster välja. Loogiline oleks, kui iga lisanduv töötaja nii-öelda tooks ettevõttesse mingisuguse lisandväärtuse ka, on ju, müügitulu või kasumi või mingi siukse asja näol, on ju, et sa mitte lihtsalt ei pea seda töötajat seal, vaid sul on temast nagu reaalselt kasu ka. et ütleme siis Kiviteki puhul temal oli see müügitulu midagi 300 000 ja 3 töötajat samas perioodis. 300 või 400 000, mida tal oli? müügitulu, no ütleme põhimõtteliselt 400 000 ja 3 töötajat, on ju, et lihtsalt siit nagu, kui sa vaatad juba mitut konkurenti, vaatad neid samu näitajaid, siis tegelikult sealt ikkagi tuleb välja nagu mingisugune muster, et millise töötajate arvuga, missuguse ütleme, müügitulu sa oled võimeline saavutama, see võib sinu puhul olla ka hoopis midagi muud, võib-olla sa suudad üksi teha rohkem ja võib-olla nagu näiteks tema töötajad ei ole nii efektiivsed, sinul oleksid paremini juhitud, efektiivsem ja nii edasi, aga lihtsalt, et kui sa juba vaatad mitut, siis mingisugune tunnetus sealt siiski tekib. nii et ühesõnaga majandusaasta aruannetes võite surfata veel ja rohkem, aga et neid asju vähemalt võiks vaadata ja need võiks ka siia konkurentide tabelisse siis jõuda. nii, kindlasti on oluline vaadata välja, kas sellel ettevõttel on olemas koduleht, kas tal on olemas sotsiaalmeediakanalid ja nendest siis siia antud hetkel valida vähemalt üks, millesse me siis vaatame ka päriselt sisse. kui me selle kodulehe leidsime konkurendi, leidsime selle müügitulu, leidsime töötajate arvu ja millal ettevõte on asutatud, siis me võiksime võtta lahti selle ettevõtte kodulehe. ma lähen sellesama Kivitekiga siis edasi.
analüüsida seda ehitust. jah, sorry, Kiviteki ehitus. Nii, töötajaid oli tal 3 ja tegutseb. Ka selles valdkonnas tegelikult, ma tahtsin veel küsida, et kuna see on hooajaline töö, siis tegelikult ma vaatasin, kõikidel ikkagi on sama muster, välja ühel ettevõttel, mis on kirjeldas küll, et 3 meest, kes Soomes õppisid Raameti ja neile täiendanud, et ka kõik sama perekonna nimed, ma ei tea, mis on töö. Endadeks ennastlikult, aga okei. Et ühesõnaga muidu on nagu niisugune hooajaline, et töötajate arv nagu aasta jooksul muutub päris palju, et tavaliselt 4. kvartalis tõmmatakse kokku ja siis suvel nagu kõige rohkem, et kuidas seda töötajate arvu siis vaadata, et kas sa võtad selle kalendriaasta keskmise, võtad mediaani, võtad miini? No selles mõttes see suurem tulu on tehtud ikkagi suuremate töötajate arvuga, nagu ühesõnaga, kui sa vaatad nii-öelda majandusaasta aruandest seda müügitulu ja töötajate arvu, siis see on ikkagi nagu täistööajaga aasta jooksul tööl olnud isikud, ütleme see 300, sinul olidki see Kivitek, on need vennad või? Ei olnud? Aga Kivitek on see, kes teeb aasta läbi tööd või? No jah, suhteliselt, et kõik teevad just ka aasta läbi, lihtsalt kui sa vaatad töötajate arvu ka, et siis... Et nad lihtsalt võtavad hooajaks rohkem inimesi tööle. Esimeses kvartalis on näiteks 1 töötaja, teises kvartalis, kus siis tavaliselt nagu hakkab tööd päriselt peale 6, siis 3. kvartal on 8 ja siis aasta lõpuks ta tavaliselt jõuab tagasi kas sinna 1-2 peale. Mu küsimus ongi, et mille alusel ma seda vaatan, sest tegelikult kui ma vaatan... Keskmine siis. Meetmine keskmine. Jah. Ja ümarda on kas üles või on? Ümarda üles. Ei no lihtsalt vaata, see ongi see, et minul ei ole sinu nende numbritega selles mõttes midagi peale hakata, aga lihtsalt sina enda jaoks, nagu tegelikult sinu jaoks see muster on ka oluline näha, et tõenäoliselt tal jääb siis püsivalt on tal tööl, ütleme siis oleksid see sina, siis sina ise pluss mingisugune abiline või keegi, kes suure tõenäosusega keegi kuldsete kätega mees, kes siis tööd teeb, et sina istud arvuti taga ja suhtled klientidega. Materiaalse on see, et tegelikult neid, kui sa vaatad siis võrdluseks käive töötaja kohtadeks, et siis mida rohkem töötajaid on, seda justkui kahjulikum see ettevõttel on, aga reaalsuses tegelikult, kuidas see töö ikkagi päriselt toimub niimoodi, et sa müüd projekti ette, siis kui sa oled väheste inimestega tööl ja siis sul on juba nagu graafik täis pandud, sa hakkad päriselt ellu viima, et selle baasil sa ilmselt võtad endale inimesi ka vajaduspõhiselt juurde. No päris kindlasti jah, aga lõppkokkuvõttes on ikkagi ka see, mida mina olen ma olen varasemalt ehitusvaldkonnaga olnud tihedalt kokkupuutes ja nii edasi, et tööd, nagu see hinnapakkumine tehaksegi ära, eks ole. Sa teed selle hinna kliendile ära, sa saad aru, et sa ei tule selle tööga toime, võtad kellegi appi, aga see hind, mis sa talle tegid, see ei muutu, ehk siis sa peadki oma kasumit jagama. Seda muidugi, aga teisipidi vaata asi, mida ilmselt majandusaasta aruandest kuidagi välja loen, see, et kui inimesi võetakse juurde, ilmselgelt käive töötaja kohta peaks justkui langema, sest et see ettevõtte omanik, kes on ilmselt kõige suurem tulutooja sealt justkui hakkab jagama, aga teisipidi, mida välja ei loen, et ega keegi oma töökoormust sellepärast, et 1 pealt alla ei hakka viima ja realistlikult võib-olla enne ta töötas 1,4 kohaga, aga kui ta võtab selle uue hea inimesi juurde, võib-olla ta saab lubada enda 0,5 kohaga töötamist, aga... Aga ta ei taha palka siis vähem saada? Ja realistlikult mulle tundub, et enamus tegelikult sõltuvalt sellest, et kui kasumlik ettevõte on, maksavad endale ikkagi pigem miinimumi lähedast palka, sest et see on kulukas ja Maksuametiga suheldes mulle tundub, et kui su palk on alla turu oodatava keskmisest, vähendab enda töökoormust, et siis see palk kohalduks vastavalt turu keskmisega. Senikaua, kuni see on üle miinimumi.
jäi. jah. Aga siit on näha ka, et selle Kiviteki ehituse puhul näiteks, et nad tegelevad ka lumekoristusega, on ju, et nad on ikkagi leidnud ka, vaata, neil on kodulehel ka sees. Kivid on neil ühe äega. Et ühesõnaga on ikkagi leidnud ka selle, millega talvisel ajal tegeleda. Et ma nüüd ei hakka selle peale nii palju praegu aega kulutama, aga võib-olla sa leiad neil kuidagi ka tegevusalade lõikes majandusaasta aruandest üles nii-öelda, et kas nad on müünud nagu kõik ühe koodi alt või nad teevad raamatupidamises ka vahet seal, et kui palju neil tuleb nii-öelda erinevate tegevusalade pealt raha sisse, et see oleks lihtsalt sinu enda jaoks võib-olla huvitav informatsioon, on ju. Et vahel on need majandusaasta aruanded põhjalikumad, vahel mitte, et ühesõnaga võid uurida ja vaadata, mis sa sealt leiad. Kuidas, Kaimar, sina võtsid selle Kalmula, on ju? Kuidas temal on, ta on ka üksinda või? Eelmine aasta oli 8 töötajat, uut seda aruannet veel ei ole tulnud. Seda uut just tahaks näha juba. Õige, palju tal raha on? 2024 oli tal 360 000 oli käive. Päris ilus number on ju. Aga ma vaatasin juba, et seal oli mingi üle 100 000 läks maha, oli ainult materjali kulu. Et aga muidu, sellest nagu noore ettevõtte kohta on jah, väga. Aga jah, siis teine, keda ma vaatasin, oli see Võru matustalitus ja tegelikult siis Lõuna-Eesti matusperiood on tegelikult üks ja sama firma. Aga üks näitab nii-öelda nagu ei näita midagi, siis teine siis ongi need riigihanked ja kõik on sellised. Riigihanked peavad nagu nii välja nagu toodud. No ühel ongi ja teisel ei ole, et siis ongi see, et täpselt üks ja sama koduleht ka. Kõik on sama. Mis selle teise ettevõtte nimi oli? Üks on Võru matuse talitus OÜ ja teine on siis, kes siin Tartus resteerub, on Lõuna-Eesti matuse büroo. See kodulehe aadressid on ainult erinevad, aga muidu kõik on sama. Ja siit inforegistrist näeb võtta neid tehinguid avaliku sektoriga ka, on ju, et see on ka kindlasti asi, mida võite vaadata lihtsalt selle potentsiaaliga, et kas nagu, kui konkurent teeb seda, siis on see ka tegelikult minu võimalus, on ju. Et see Kivitek siin on teinud tehinguid Tartu rakendusliku kolledžiga, Tartu spordiga, et nii nagu Targo, sina ütlesid ka, et see, sul oli kirjas ka seal, et need mingid, no ühesõnaga, et sa saaksid ka teha nende, kohe ütleb, omavalitsustega just, sõnad ei tule korraga pähe, et ühesõnaga ja sul olid korteriühistud seal välja toodud, on ju. Korteriühistute puhul see, minul ka just kortermaja renoveerimine lõppes ja lõpuks oligi see probleem, et kõik muu sai tehtud, aga see parkla jäi üsna õnnetusse seisu, siis meie saime oma ehitajaga näiteks kokkuleppele, et ta pani meile sinna vähemalt korraliku killustiku, et nüüd üle elada see porine aeg. Aga samamoodi, et kui need renoveerimised on just äsja lõppenud seal kõik, kes on nii-öelda minu kortermaja taha jäävad need järgmised, kes on just äsja renoveeritud, neil ei ole ka mitte seda killustikku ja need on ikka väga-väga õudsas seisus, et kui juba enne oli õnnetu, siis sõidavad need suured masinad seal pikka aega läbi, siis peale seda on ikka täitsa ära lagunenud kõik ja suht kole on ja ebamugav ja porine ja inetu. Et ühesõnaga, aga see on kindlasti koht, kus võib-olla kontakti nii-öelda võtta. Nii, ja siis ühesõnaga hakkame vaatama nagu seda poolt, et miks see ettevõte siis on sinu oluline konkurent. Siin kindlasti tasub vaadata siis seda, et teenused on ilmselgelt sarnased, on ju.
see klient, kellele ta müüb nii-öelda, et ta võib müüa seda tänavakivi paigaldust, on ju, aga et kas ta siis sinu teadmise kohaselt teenindab sama klienti, kas ta sihib nii-öelda eraklienti või ta pigem on suunatud ärikliendiga, kas ta teeb rohkem allhanget, kas sa selle peilid kuskilt välja? Et kes nagu, kui ütleme, vaadata ka seda kodulehte, et mis mulje siit jääb, missuguseid neid, kui siin on mingi pildigalerii ja asjad, et kas ta pigem on teinud, on ju, eramajade. Siis on ka minu. Okei, valisin juba niimoodi. Eramajad. Siin on mingisugune suurem hoone ka, aga üldiselt on teil siis sama klient, on ju. Asukoht, see oli sul nagunii kõikidega sama minu meelest ja kirjutasid ka vist, et see konkurents on siin kandis pigem tihe. Ja, aga hinnaklass, kui te vaatate teised ka on sarnane. Enam kodulehel, aga mulle tundub, et siin mõned nagu olulised asjad me silmas pidada hangetega, nagu kokkuvõttes ei taha müüa lihtsalt teenust, vaid pigem terviklahendust, mille juurde kuulubki siis see, et sa suudad luua neid visuaale, kliendiga koos läbi mõelda. Ja teine, ma arvan, võtmetegur on see, et sa algusest peale nagu kliendiga kaasas, et sa selgitad lahti, et mida see hinnapakkumine endas nagu sisaldab ja siis aitad tal nagu luua selle arusaama, et kus see protsess välja näeb. Et mida ta siis oma raha eest päriselt nagu saab versus see, et ta ostab teenust. Aga ma arvan, et see nagu ongi kõige suurem ohukoht sellest vaatest, et Lõuna-Eestis tõenäoliselt on väga palju neid isetegijaid, kes nagu mina, kellele meeldib asju ise teha ja pusida, mis tähendab seda, et nad tahavad osta võimalikult odavat hinda. Mis tähendab siis seda, et ma pean ise suutma neid võimalikult kiiresti nagu elimineerida, et ma nende peale oma aega nagu ei kulutaks, sest see ei ole nagu see teenuse sektor, kuhu ma tahaks ennast paigutada. Mõistlik. Aga ma tahaks tegelikult anda teile sellise ülesandega järgmiseks korraks koju, kuna ütleme, et kui sa asetad ennast kliendi rolli, on ju, ja kui sa isegi, kui ma tulen sellise nagu sooviga, et no ütleme, kui mul on vaja hauakaevamisteenust, siis mul on vaja seda pigem tõenäoliselt üsna kohe, on ju, et mul ei ole vaja seda 3 kuu pärast. On olukord, et siin broneeritakse kuskil kuu-poolteist asju ette koordinimatuste puhul. Aga siis öeldakse, et nagu kliendile ütle. Et ühesõnaga, mis ma tegelikult küsida tahtsin, on see, et kui oluline sulle kliendina, sõltumata sellest, kas see teenuse saamine on kiireloomuline või mitte, kui oluline sulle on see, et sulle vastatakse kiiresti? Mitte niimoodi, et ma saadan meiliga, et vastus tuleb 2 nädala pärast. Aga mis see hea, nagu ütleme, et sina kliendina, kui kaua aega sa oled kannatlik? No, ettevõttes siis kuskil 2 päeva. Siis ma juba hakkaks helistama. Ja see olekski see, et kõigepealt ootad kirja ja kui kirjale ei vastata, siis helistad. Mõnedest on sellist, mida on mõistlik ajata meilid. Ja, kindlasti. No, kui sa tahad hinnapakkumist. Jälg reaalselt mahagi. Kuidas sul enne tunne on? Jah, kui ma siin inimesega suhtlesin, ma ei nootama, siis ta lubas mulle tagasisidet anda. No ei tule. Et jah, siis tekib, üsna ruttu tegelikult tekib see tunne, et tahaks siis teada, et mis nüüd toimub, et kas sa oled loobunud või mis on. Ehk siis, kui te vaatate nüüd oma neid konkurente, siis te võiksite teha sellise asja, et te küsite, et see ei pea enda nime alt olema, võite kasutada ükskõik tütre või kelle iganes lähedase meili ja küsida hinnapakkumist. Ja esiteks just nimelt sellepärast, et näha, mismoodi ta suhtleb teiega, mismoodi ta teeb, kas tal on hinnapakkumise vorm korrektne või ta kirjutab teile vigases eesti keeles mingisuguse meili vastu, kui kiiresti ta vastab, on ju. Ja tegelikult võiks saata välja nii-öelda 2 hinnapakkumise küsimist. Üks võiks olla selline väga lakooniline, et ma ei tea, palun hinnapakkumist
sellele, ma ei tea, tänavakivi paigaldusele ja ilma igasuguste, nii-öelda, et tema peab sinu käest küsima lisaküsimusi, kas ta üldse viitsib sellisele kirjale vastata, sest et neid nii-öelda väga poolikuid hinnapäringuid hakkab teile ka postkasti tulema, oi kui palju, on ju, aga et kuidas sinu konkurent sellisele nagu, kas ta vastab sama põhjalikult kui sellele, kui sa annad talle eelinfo, millele sa nagu konkreetselt hinnapakkumist tahad, kui suur plats, mis see pinnas on, ühesõnaga kõik see asi on ju, et küsid nagu justkui nagu kaks hinnapakkumist, aga küsi erinevat moodi ja vaata, et kuidas ta sinuga suhtleb. Siis näiteks minul, kui ma tegin novembris, näiteks tegin küsimuse, siis üks nendest, kes mul seal kirjas on, vastas tunni aja jooksul. Ja sa olid pigem positiivselt üllatunud? Jaa, seda küll. Kui ma enda peale kas või mõtlen, et mul on ka kombeks küllalt kiiresti vastata, et kui ma näen, siis ma püüan kohe vastata. Aga kui on nagu sõltuvalt olukorrad, eks ole, ma ei tea, mul on mingi tegevus parasjagu, mis ma pean tähest tahtmata selle edasi lükkama, et ma ei saa seda katkestada, et päeva jooksul. Ja kui on ettevõttel olemas kodulehelt see hinnapäringu küsimise vorm, siis üks hinnapakkumise küsimine võiks minna läbi selle, sest et olen ise sattunud väga tihti sellesse olukorda, kus läbi vormi hinnapakkumist ei saagi, et ma ei tea, kas neil on siis mingisugune tehniline probleem seal taga, aga ühesõnaga reeglina pigem nagu meili peale tulevad head vastused, mis on see nagu nii-öelda minu isiklik kogemus. Teie puhul see ei pruugi niimoodi olla, sest et lihtsalt kuna ma selle Kiviteki juurde siin jäin, eks ole, et kui ma siit võtan, ma tahaks selle teenuse kohta näiteks praegusel juhul rohkem lugeda, tänavakivide paigaldus, ma satun kohe siia vormi, on ju. Kuna nad selle ise mulle niimoodi ninale panevad, siis ma eeldan, et nende puhul see peab toimima. Oleks loogiline, on ju. Et kuigi neil on siin ka ilusasti toodud välja need muud kontakti võtmise viisid ja on hästi tore, et on telefoninumber, selles valdkonnas ka kindlasti ülioluline, aga väga paljudel kodulehtedel mingisuguste muude teenuste puhul, mida me ka siin koolitusel oleme varasemalt analüüsinud, ettevõtjad ei taha panna välja oma seda mobiilinumbrit. Et kas ongi siis see, et ei ole võetud nagu eraldi telefoni ettevõttele ja enda oma ei taha panna, ma ei oska öelda, mis see põhjus seal taga on, aga endiselt veel on neid inimesi, kes tahavad nii-öelda küsidagi näiteks midagi lisaks ja küsida ruttu, et ma ei taha oodata sellele meilile vastust ka mitte 2 päeva, on ju. Kui sa vaatad, Kaimar, seda Kalmula kodulehte ja kui sa vaatad seda kliendi pilguga, siis kuidas see sulle tundub? Ütleks, et natuke ülekorraldame, et võiks asi palju loogilisemalt on üles ehitatud. Ongi nagu mingisugust ala hinnakirjad või midagi sellised, et kohe kuskil esimese 3 alakategooria juures, et saab kohe küsida. Aga siin see on esimene. See ongi see küsi renoveerimispakkumistega. Siin võtab ka selle vormi, toob ilusti, et aga siit nagu jah, mingit tahab lausa kalmist, et maete nime saada. Aga lihtsalt, kui mina näiteks nii isegi soorima, et kus kalmistul, et kui inimene juba saadab päringu või küsib, et ta nagunii ütleb ära, et mis kalmistule, tegelikult maete nimi ei anna midagi. No tegelikult annab, sest mida nad teinud on see, et nad kaardistavad neid kalmistuid ja siis sa paned nimed, siis ta näitab selle järgusel vist juba hauaplatsi suurus, et sealt oligi siis end info. Ei ole, kusjuures ma just vaatasin, et niisugust kalmistul on mul isal onu on maetud. See portaal näitab ja ütleb, et info puudub. Hauaplatsi asukoht reaalselt kalmistule teadmata. Kuigi hauaplatsi kõik on olemas, ehk siis see süsteem tegelikult puudub. Ja sa mõtlesid, et nad ei ole kõiki kalmistuid jõudnud ära kaalistada, et ta sellepärast ei toimi. Sa tunned neid päriselt? Jah.
Sellest mul ongi huvitav kuulata teist. Kas sa tead, mis kalmistud nad on ära kaardistanud? Ei tea. Kalmistut, ma vaatasin Niisiku kalmistule, meil ei olnud seal sees, aga see oli tegelikult see, kuidas see ettevõte alguse sai, et nad hakkasid kalmistut kaardistama kõigepealt. Ja siis tahtsid teha koostööd nende erinevate kalmistutega. Ja siis sealt arenes välja nagu see ärimudel, kus on praegu. see oli see Haudist, ma vaatasin tookord seda. Et ühesõnaga, aga kui me vaatame lihtsalt seda nii-öelda ettevõtte, need on küll erinevad ettevõtted, aga vaatad siit seda pilti ja siis vaatad, Ma näen, see on ja vaatad seda Kiviteki, seda esimest nii-öelda, neil on siin päris pildid, on ju, ja siis vastukaaluks panen siia selle, siis kas siit ka tekib teil mingisugune mulje või? Nagu siin on võetud kuskilt on see nii-öelda, no vaata seda siin sinu kodulehel või sinu konkurendi kodulehel on kasutatud päris pilte, on ju, siin on see pildikarussell liikuv. Kumb rohkem pilku köidab, kas see nii-öelda graafiline pilt siit või siis see päris pildid? No minul leidub päris. Enamik ütleb seda, et päris pildid töötavad rohkem. No siin on muidugi, see on selline nagu delikaatne teenus ja niimoodi on ju, et kuidas sa paned siia kellegi hauapildi, aga kindlasti leiaks mingisuguse lahenduse. Ilm seal peab olema ka päris hauapilt, ta võib olla üks mingi üldvaade või midagi, et aga mingisugune päris pilt nii-öelda on ju, et tegelikult nagu üks asi, mida absoluutselt kõik inimesed ütlevad ja kui sa näiteks plaaniksid kunagi ka seda küünalde seda vahetamise teenust ja asja hakata pakkuma või sa osaliselt vist pakudki, siis absoluutselt kõik inimesed, ka need, kes ei armasta kalmistul käia, ütlevad, et kalmistud on imeilusad siis, kui on vaata pimedas kõik küünlad põlevad, on ju, et mõni inimene läheb täiesti reaalselt nagu jalutama sinna, sest et ta ütleb, et see on nii ilus siis, kui küünlad põlevad, et võib-olla näiteks mingi selline pilt, on ju, et kui juba nagu on teada, et kui üldse kalmistule minna, siis on seal ilus, eks ole. Et need päris pildid kindlasti töötavad pigem paremini ja kui see on nagu mingisugune selline teenus, mida sa ise otse nii-öelda inimesele osutad, nagu sina konsulteerid inimesega, on ju, siis mina ütlen, et seal võiks kindlasti olla ka sinu pilt. Et enamasti kontaktivormide juures suurematel ettevõtetel vähemalt on ka niikuinii, ütleme, et sina paned näiteks oma pildi sinna, et võtke ühendust, mina olen Targo, on ju, aga need, kus on nagu täiesti nagu inimeselt inimesele selline personaalne, ma ei tea, koolitus, mentorlus, mingisugune nõustamine asi, et seal on nagu väga oluline see, et sa ju tegelikult näed enamasti, tunnetad ära, et kas mul nagu sobib selle inimesega või mitte. On ju? Ei tunneta või? Mina tunnen. Jah. Ma tahaks arvata, et ma olen inimesed suhteliselt, sest et paljud olen. Ja ütleme, Kaimar, sinu puhul ka kindlasti on see, on ju, et inimene nagu võtab ühendust, kindlasti on see hinnapakkumine oluline, aga nagu sa ise tõid ka välja, et sa oled nagu see raskel hetkel ka nagu mingis mõttes pakud tuge ja nii edasi, et ma usun, et see on ka nagu tähtis. Ma ei tea, kas neil on siin pilti või? Näed, on olemas ilusti. Tundub, et neile meeldib nende töö, kõik on õnnelikud. Ja siis osadel on pildid, osadel ei ole pildid, et kui selline nagu peaks olema juba suurem meeskond, siis ma arvan, et selle ühe pildi ikka võiks leida nii-öelda kõigile. Et siis on nagu ühtlane ilus visuaal, aga lähme nüüd selle juurde, et te vaatate ise oma konkurente selle pilguga, et mis need tema tugevused siis on ja alustamegi sellest kodulehest. Kui sa seda kodulehte vaatad sellise kliendi pilguga, nagu panedki reaalselt, võtad selle filtri vahelt ära, et ta mu konkurent ja vaatad seda kodulehte kui klient ja üritad leida sellelt kodulehelt üles endale vajaliku informatsiooni. Sul on seda teenust praegu vaja. Kas sa leiad ja kui kiiresti?
kas sa saad aru, mida ta üldse müüb ja kas see on sinu jaoks, kui sina oleksid tema klient. Kindlasti oluline veel, mida vaadata, on vähemalt see hinnatase. On väga palju asju kindlasti, mille puhul nii-öelda see sõltubki hinnapakkumisest ja eri nüanssidest seal igasuguste projektide puhul ja nii edasi, aga lihtsalt, et mis see hinnatase on, et kus kohas ta umbes asetseb, et kas selle info leiab. Kas on tehtud töödest pilte, kas on kodulehel viited järgmistesse kanalitesse, kui neid järgmisi kanaleid on, sotsiaalmeediat ja nii edasi, et kas need on omavahel ära lingitud. Kui on näiteks Google Mapsi mingisugune, või tähendab, kui on asukoht ettevõttel nii-öelda, et ma saan ka kuskile koha peale minna, kas ta on nagu Mapsi lingiga tehtud mulle lihtsasti leitavaks. Kõik sellised asjad. Kontaktid, kas on lihtsasti leitavad. Kui sa vaatad näiteks seda sama, ma näiteks tahan sellele Kivitech ehitusele helistada ja vaatan telefonist, sest ma ju helistan telefoniga, eks ole, siis kas ma saan nagu kohe talle helistada või ma pean selle numbri kopeerima. Kas see on nagu ära, siit ma ei saa, ma pean kopeerima, et mul ei ole seda valikut, et see number on aktiivne nii-öelda, et ma vajutan peale ja automaatselt, vaid ma pean kopima, on ju. Et mingid hästi-hästi väiksed nagu siuksed tundub, et väiksed liigutused, aga samas, ma ei tea, kas ta on selle kodulehe, eks ole, ise teinud või keegi tegi talle selle. Aga igal juhul, et kui teie seda kodulehte tegema hakkate, siis mingisugused siuksed nagu lihtsad sammud, mis teevad kliendi jaoks selle kontakti võtmise või info otsimise oluliselt lihtsamaks, et need võiks kindlasti ära teha. Ja kliendi tagasiside on kindlasti üks koht, et kas see kliendi tagasiside on olemas. Siin ma vaatan näiteks, üks on eramaja omanik ja teine ongi tal võetud. Ja üks on Orginvest, ma ei tea, kas ta siis tegi nii-öelda ettevõttele seda. Ja ma just mõtlengi, et aga kas ta nagu teebki nendega, et ta käibki nende eramajade, nende, ma ei tea, mis see Orginvest, millega ta tegeleb, on ju. Ma arvan, et millega? Eesti bränd Uus Saber. Jah. Ma arvan, et ta tegelikult. Ahah. Vastu korvpalli mängijad ja ma tean enda, kes teeb marketingi ja siis teenused ja Saber Fashion Hall. Aga kui olulised teie kui kliendi jaoks on need mingisugused visioonid, missioonid ja kõik mingisugused lööklaused siin kodulehel, kas see annab midagi juurde või pigem ei anna? Kivitech ehitus ütleb, et meie põhimõte on, teeme tööd nii hästi, et olemasolev klient julgeks soovitada meid ka oma sõpradele ja tuttavatele. Minu põhimõte, visioon ja missioon on väga erinevad asjad. Et ma pigem nagu, kui on mingi konkreetne nagu põhimõte, mis kirjeldab seda ettevõtet, siis minule see annab väärtust. Kui on mingid mulli lugema, mis tavaliselt need visioon ja missioon on, siis ma neid viitsi lugeda, et on nagu bullshit, sest et tihti lugu ei haaku väga nagu päris elus. Või on ta kunagi alguses kirja pandud ja vahepeal ära unustatud või et ettevõte läheb mööda sellest kuidagi, kuidas sinule näen? Kui sa vaatad oma konkurendi, ütle mulle ka mõni enda konkurendi. Kui lähed nagu suvalise ettevõtte juurde, kellel on kodulehel missioon või visioon nagu kirjeldatud, siis ükskõik millise töötajate käest see, mis ettevõtte missioon või visioon on, siis tõenäoliselt ei oska nagu laivis sulle öelda. Mingi pärast lugema uuesti üle. Tal on koduleht on ka numbrite keel või? Ma saan aru, et sul on nagu nii see numbrid või isiku brändipõhine teenus. Mul on vana leht olemas ja lugesin hästi pikalt kõrgiteraapia, aga mul on niimoodi ära lammutatud ja põhiga on avalikustatud.
töötukassa ütles mulle, palun võta nüüd see minu enda tutvustamiskoht maha ja teenused maha ja mul jäid lihtsalt need pealkirjad võtmata on lihtsalt mõtte üks foorum, eks ole. Et õudselt häirib see, et mul on toolid, aga püüan olla kannatlik. See on minu arust kogu need töötukassa teema juures just nii absurdne, et sa mõned poolt on aru, miks seda nagu nõutakse, et sa pead nagu asjad maha võtma, et sa ei tohi justkui tööd teha selle ajal. Teisipidi see minu arust nagu pärsib ülikõvasti seda päris nagu edasiliikumist saadki kogu aeg, et ma igaks juhuks praegu ei tee veel midagi, sest et äkki lähen nende tingimustega vastuollu. Seda toetust ei saa, kui kirgelt need võiks olla nagu käiga. Mitte isegi niimoodi, vaid meil oli reaalselt koolitusel üks tütarlaps, kes oli varasemalt nagu elanud Inglismaal, siis tuli Eestisse tagasi ja tal oli Inglismaale jäänud riiuli ettevõte ja töötukassa nõudis tema käest tagasi neid koolitusrahasid ja talle makstud töötuskindlustushüvitisi ja asju sellepärast, et ta justkui nende hinnangul omas ettevõtet ja väidetavalt teenis tulu sellel ajal, kui ta oli töötukassas arvel, tegelikult ta ei teeninud tulu, vaid talle maksti mingisugune vana nii-öelda võlg ära, mis oligi, et tal läksid seal, eks ole, asjad halvaks, ta tuli Eestisse tagasi ja siis mingil hetkel laekus talle see vana võlg sinna ja siis seda loeti nagu tulu teenimiseks. Mis on nagu... Super. Aga nüüd ütleme, kui me vaatame seda numbrite keelt, on ju, Targo, sina oled meil kõige analüütilisema mõtlemisega siin tõenäoliselt, siis kas see on mingi uga-muga või? Kas see on, kõik on niisugune, no lihtsalt ausalt, kas see on täielik esoteeriline jama või? Mul on kuulselt augi kahtelt, et kõik need lehed, mis vaatasin, ma tegin eile lihtsalt, kui ma konkurente vaatasin, ma just tahtsingi näha sinu sektorit, ma vaatasin, mis sa oled enda seal välja toonud. Ma panin korraga selle Verikese mingi podcasti peale, kus ta Anu Saagini seal jutusaates käis ja nagu mina otsustasin juba esimene hetke ära, et ma sellise mitmese käest ühtegi asja see võib olla väga tubli, aga nagu see ei hakku minuga. Ma pean ausalt tunnistama, et aga vastupidi, mida ma nagu tooks selle välja on see, et ma arvan, et ta nagu isiku brändi osas on teinud väga tublit tööd, sellepärast et ta on suutnud tuua neid viited endale välja, ta on kuskil erinevates kohtades figureerinud, et selle koha pealt ma on nagu tubli, aga üldiselt jah. Aga kui nagu sõna numeroloogia, kas see mehed teist tekitab ka nagu kohe siukse nagu, ma ei taha rohkem teada, tunde või nagu numeroloogia, noh, et kas see pigem nagu läheb teie jaoks juba esoteerikasse ära või kuidas sellega on? Ma lihtsalt mõtlen, et mis need sõnad peaks olema, kuidas jõuda siukse nagu kriitilise sihtrühmani vaata. Ma ise mõtlen kogu aeg seda sama, sest ma ei taha, et see jääks nagu ennustuseks või nagu mingiks mulliks. Ma arvan, et põhiasi, mis nüüd kohe nagu ärritab, on see, et kui ma loen neid sõnumid justkui, et nagu mul on väide, et need asjad peavad nagu ülihästi paika, siis mul on kohe, et okei, et nagu see on nagu, et mul just täpselt see, mida ma eelmine kord kirjeldasin ka, et lihtsalt, et kui keegi ütleb, et pead ütle mulle oma sünnipäeva, ma ütlen, kes sa oled, siis ma ütlen sulle, pead ütle mulle oma nimi ja siis ma oskan lausesse panna, et sa oled nagu umbluu ajaja, et mulle nagu ei tegi. Aga ma arvan, et mis nagu päriselt toimib ja mis on mõjustamise psühholoogiast üldse oluline, on nagu lähenemine, et ma ei ütle, mis on absoluutne tõde, aga ma pakun sulle ühe alternatiivi. Ma ilmselt ütlen sulle, mida numbrid sinu kohta võiksid nagu öelda. Et see, kes usud või mitte, see on nagu fine, aga mõtle lihtsalt, et see on umbes nagu sama lähenemine, et keegi ei ole täna suutnud nagu põhjapanevalt tõestada kumbagi väidet, et Jumal on olemas või et Jumalat ei ole olemas, aga mõtle nüüd niimoodi, et kui sa oled nagu oma elu ära elanud, siis kummas paadis sa tahaksid olla, kas sa tahaksid olla seal taevavärava taga ja öeldakse, et sorry, nagu need asjad, mis sa tegid, nagu me ei saa siit sisse lasta, aga muidu pane hullu, kohtad võib-olla ilmselt mingeid sõpru ka seal põrgus, igavene puhastus tuli that's for you nagu, ja. Et siis mul meeldib pigem, et ma tahan anda selle võimaluse nendele, et kui päriselt on
aja mille taga keegi mind vastu võtab, tervitab, et siis nad saavad öelda, et kuule, tead, mis tegelikult sa oled tubli poiss, vaata, et noh, viimasel hetkel veel seal surivoodis ütlesid ka, et anna mulle patud andeks ja üleüldse, et nagu mulle meeldisid need põhimõtted, mille järgi sa elasid, et need läheb nagu 10 käsuga hästi kokku, et sa võid tulla küll, et sa oled hea poiss. Ja siis mulle meeldib see nagu lähenemist, et kui keegi nagu pehmelt nagu mõjutab ja noh, teaduslikult lähenedes see on ka see, kuidas sa päriselt suudad inimesi ümber muuta või nagu hoida seda avatud meelt, kui sa ei lähe nende konflikti, ei väida nagu mingeid asju surmkindlalt, vaid sa tegelikult pigem nagu küsid õigeid küsimusi ja pakud lihtsalt alternatiivse nagu lähenemise millelegi. Ja sellepärast täna on ka AI palju tublim inimestega kommentaariumis väideldes ja nende mõtteid ümber muutmas versus tavainimesed, et nemad lasavad emotsioonid üle võtta ja siis lihtsalt nagu lähevad konflikti, mis kinnistab pigem inimese seisukohta. Aga nagu numeroloogia ilmselgelt see on nagu uus asi, see on aastaid, tuhandeid, et siis seal on nagu mingi loogika ilmselt taga. Ja ma arvan, et juba ainuüksi see, et kui keegi mulle kirjeldab, et miks see nagu üldse alguses on ja miks see siiamaani nagu valiidne võib-olla on või nagu eksisteerib, miks peavoolu teadus ei ole suutnud seda nagu ära nullida, siis ma olen nagu okei, et anname siis võimaluse, et kuulame ära, et mis see sünnipäev mulle siis ütleb, et no see on lihtsalt üks vaatenurk nagu sellele. No ma mõtlen lihtsalt, et tema ka vaata siin välja toonud selle, et ta on numeroloogia psühholoog, on ju, et ta on nagu, tuleb see siit välja, et kuidas sina saaksid nagu, kuna sinu taust on tegelikult, et sa ei ole see nii-öelda, et kuule ma ennustan sulle kohvipaksu pealt, kui kaua sa elad, on ju, vaid et kuidas sa saaksid nagu selle poole, et sul on see nagu, sa tahad inimesi aidata, sa tahad aidata neil üles leida nii-öelda oma tugevused ja nii edasi, et kuidas sa saad selle nagu niimoodi ära sõnastada näiteks ka oma kodulehel, et inimesed oleksid vastuvõtlikud, sest tegelikult praegu on hästi keeruline aeg, on ju, et nii palju on olnud seda päriselt esoteerilist jama igal pool, kõik need mingisuguseid festivale ja asju tohutu palju, et nagu üldine niisugune meelestatus ühiskonnas on, see on jälle mingisugune, et see on jälle mingisugune jama, vaata. Ma mõtlengi, et äkki te saate isegi niimoodi kokkuleppele, et kui sa selle kodulehe ära kohendad, et siis Targo näiteks jah, sest et see kriitika viib edasi tegelikult, nagu seda on vaja. Mulle tundub, et seda inimesed ikkagi teevad oma otsuseid vaibipõhiselt, et sa pead nagu vaatad selle peale ja siis sa pead vaatama, kas energiaklahvi või mitte, et kas meil nagu astraalkehad nagu on konfliktis ja mitte ja kui nagu neil nagu pigem tekib hea sisetunne, et see on täpselt see, mis mulle nagu ei meeldi, kui keegi nagu tunnetuspõhiselt vaata tegema. Ma olen nagu okei, ei pea, aga mulle tundub, et nagu inimesed, kes on vastuvõtlikumad ja kellele meeldib uskuda selliseid asju, siis nende jaoks see tunnetus on hästi oluline, et see võib minna ka faktidega vastuollu, aga see ei ole oluline. Väga ülekohtune, aga see on see, kus meil nagu toimub. Kuna ma olen kõige sellega väga ammusest ajast tegelenud, ma istusin seal psühholoogia teenistuses vastuvõtjana ja mul oli lihtsalt igav ja arvuti oli mul ees ja mul ei olnud midagi, eks ole, väga teha seal, sellepärast, et nii kaua kui psühholoogid seal tegelevad, on ju. Kui keegi astus uksest sisse, siis ma rääkisin temaga ja siis vahest oligi nii, et ta ei tahtnud ära minna ja ta ei tahtnud, et uut aega psühholoogile ka panna, et ma tulen siin juurde tagasi. Et siis mul oli tegevus. Aga võt juba siis, kui ma niimoodi otsisin ja vaatasin, siis mingi aja pärast hakkas neid just nimelt esoteerikuid tõusma nagu seeni ja mul keeras endal ka ära. Ja sealt saadik on tegelikult seesama, et me ei taha kasutada just nimelt neid samu mingisuguseid mis asja, et tahakski näidata kuidagi mingi teise nurga, et ma olen ise ka nõus, et ta ei ole kõik 100% õige ja ma tahangi leida sealt üles selle, mis on võimalik praktikas seda, mis ikkagi peegeldab võimalikult palju, mis võiks inimest aidata. Aga ma ise soovitaks võib-olla võttagi niisugune nagu coach'i lähenema, vaata, et see on see, mida ma arvan, et Laura Valk on teinud üli hästi. Et
vaata sa ei vaata coach'ilik lähenemine nagu see, nagu põhitees on see, et kõik vastused on sinu sees olemas ja mis on, ma arvan, et läheb nagu sinu valdkonna inimestele üldse kokku, on ju. Ja miks see nagu läheb ülihästi kokku on sellepärast, et vaata see aitab nagu mitte väita inimese kohta midagi, vaid sa lihtsalt pakud talle mingid mõtted välja ja siis ta ise jõuab selle mõtteni, mis tema endaga kõige rohkem haakub. Ja lõppkokkuvõttes see on ju see, mida inimesel võiks olla just kõige rohkem vaja ka, et kui tal on see sisemine rahu iseendas, kui ta nagu tajub, et tal on kontroll ja arusaam ümbritsevast olemas, siis ta suudab ka edasi liikuda ja teha uusi otsuseid ja samme. Ja ma arvan, et see ongi nagu see, mis on tegelikult enamus inimeste elus võib-olla puudu, kes on nagu pahuks ja võib-olla otsivad nagu vaatavad, ütleme, selles suunas, kus sa plaanid nagu tegutseda, et nagu nad on mingis nagu asjas pettunud, kui nad võivad olla ka nagu sattunud väga keha nagu psühholoogi otsa ja siis tunnevadki, et sealt mingit abi ei saanud, aga ma vaatan mujale ja siis, kui keegi pakub, et näed, et meil on selline alternatiivne nagu lähenemine, vaatan, mida need numbrid sinu kohta räägivad ja vaata, kas esiteks, kas sulle tundub, et see üldse sinuga haakub või kas see nagu tundub loogiline ja üldiselt tundub, sest et kuna need ka vastused, mida sealt saab, nagu ma kirjutasin horoskoobi kohta, et ükskõik millise tähtsusega nagu sa leiad nagu mingid paralleelid oma elus, sest meie aju nagu toimib niimoodi, et ta otsib automaatselt kogu aeg mustreid ja siis need ongi need olulised nagu tükid, mida sel hetkel on sul just vaja, et sellest kaasa võtta ja siis ongi hea kerge edasi minna. See oleks see, nagu kuidas ma ise läheneks, kui ma tahaks hakata selles valdkonnas tegutsema. See on nii tore, et sa selle niimoodi ikkagi välja suudad öelda, et siis järelikult ei ole kõik kadunud veel. Ja, aga samas sinna, võta see, mis sinuga sobib. Vaata, see ongi nagu hea, kui need näitab, vaata, sükest asja nagu absoluutne tõde pole olemas. Nii, et see on kõige lihtsam, kuidas näitlikust on see, kus on nagu see pilt, et sul on maha joonistatud number 6, kahel pool on inimesed, üks vaatab ühelt poolt, et see on 6, teine vaatab teiselt poolt, ütleb, et see on 9. Ja siis kummal nüüd on õigus, kui sa joont veel allendamatud, et kumma pidi see number päriselt on. Ja me võime alati öelda, et see, kes selle numbri joonistas, et tema teab siis absoluutselt tõde, aga võib-olla ta sikerdas niisama tuliliselt 6 ja nüüd 2 inimest vaidlevad selle üle. See on nagu, lihtsalt vaadata asju erineva nurga, et anna endale võimalus. Mõttest asju teinekord teistmoodi ja ma ütlen nagu see põhi nagu asi, miks ma ei ole nende teemade vastane, kuigi ma alati nendega nõustusin, sellepärast, et kui see pakub inimesele seda nagu vaimselt rahulolu aitab tal nagu oma pinked maandada, leida mingi tasakaalupunkt, no siis ta on juba täitnud oma eesmärki. Ja see ongi, ma arvan, kõige olulisem, et kui ta seda tasakaalu oled ennast pingest, stressist kogu aeg, et sellest kellelgi rohkem tasu üle. Nii, üks asi veel. Küsid lepib? Aprilli lõpus ma ettevõtte ääsin. Jah, siis kui edukas ettevõtte on loodud. Igatahes, kui te nüüd koju lähete, eks ole, siis konkurentidega tegelete seal edasi. Palun lepime siis kokku, et küsige 2 hinnapakkumist, see ei võta teil eriti palju aega. Teine asi, kui te lähete oma konkurentide kodulehele ja juhul peaks tal olema siin võimalus liituda uudiskirjaga, siis palun vähemalt nüüd selleks koolituse lõpuni liituge oma selle konkurendi uudiskirjaga, vaadake, kas ta üldse saadab neid, kas ta on see nagu hull pommitaja, kes saadab sulle iga päev uudiskirja või 2 või ja kui saadab, siis mida ta seal saadab või sa lihtsalt liitusid mingi asjaga ja sul ei tule mitte midagi, mis on ka nagu naljakas. Nii. Enda sektorist selle põgusa vaatamisel, et enamus sotsiaalmeedias ei tee midagi, pole isegi olemas. Ja ma ei ole näinud ühtegi uudiskirja nendel, mis on isegi okei, kui keegi ei saada mulle, et hei, kas oled oma tänavaküvid sel aastal üle vaatanud? Kuigi võib-olla peaks. Hea meelde tuleb. Liitu meie uudiskirjaga, tuletame sulle iga aasta meelde, et
katusekivisid tuleb kord aastas vaadata, üle lugeda, kõik on alles. Ma saan aru, eks ole, et see uudiskiri kui selline, see nagu tekitab tähelepanu, et kui sul see postkast tuleb, et selline asi on olemas ja nii edasi. Samas mul on endal tohutu vastupanu, et ma üldse kellelegi kuhugile neid uudiskirju saadan või et ennast peale surun, et minus ei ole. Aga sa võid mõtestada seda, et kuidas nagu inimesed esiteks su uudiskirjale üles ennast annavad, sest et tavapraktika erinevatel müügiplatvormidel on see, et ta viskab sulle, et pane ennast kirja, siis saad soodukatele, siis on mingi, tegelikult ei taha seda käe küll, selle 5 võtan vastu, on ju. Küll ma panen unsubscribe, on ju, kohe, kui tekib võimalus. Ja siis teine nagu küsimus on see, et mida sealt uudiskirja kaudu nagu saad, on ju, et mis see nagu väärtus on. Et kui sa nagu saadki, et hei, mul on mingi soodukas siin, pane hullu, tule võtta mingi teenusele ligi, et hea, siis ilmselt seda rohkem ei viitsi nagu lahti teha. Aga kui seal on midagi päriselt sisulist, mis nagu loob väärtust, mis on hingega kirja pandud niimoodi, et sa päriselt tahad inimestele nagu midagi väärtuslikku tasuta anda, siis ma arvan, et see on nagu hea. No see sõltub vaata natukene sellest ka, et sa pead nagu lahti mõtestama, me järgmine päeva teises pooles lähme selle juurde, et aga nagu mis sisu sa siis talle seal uudiskirjas pakuksid, mida sa talle näiteks et sa ei dubleeri suure tõenäosusega, sa ei anna talle täpselt sama sisu ära sotsiaalmeedias ja täpselt sama sisu ära uudiskirjas, on ju, et sa pead enda jaoks lihtsalt lahti mõtestama, kas sinust oleks uudiskirja loojad püsivalt ja järjepidevalt, sa võid ise otsustada, kas see järjepidevus on kord kuus, et näiteks, et millised on, ma ei tea, soodsad kuuseisud või ühesõnaga, et jah, või üritused või võib-olla on sul mingisugune, et iga kuu pakud kampaaniasse mingisugust, et aasta alguses mingit seda, need olid aasta prognoosid just. Või Kaimari puhul ka näiteks samamoodi, et sa tead umbes, millal sul see hooldust või ühesõnaga, millal sul on vabam aeg, on ju, et äkki sa saad näiteks siis kuidagi moodi, kui sa kogud oma need, kes on sinu käest teenust tellinud, kogud nad kokku, sa saad neile mingil hetkel, kui sulle tundub, et tekib tühi auk, pakud seda hooldust nagu intensiivsemalt, on ju, et tegelikult sul ju ka tekib see kontaktide baas, neil on sinuga olnud see usalduslik kontakt juba olemas, on ju, neil oleks lihtsam hoolduse mõttes sinu kasuks otsustada, ühel hetkel see vajadus ei teki ju tõenäoliselt kohe ja sellel hetkel, kui ma olen oma lähedase sinna mulda sängitanud, siis ma ei tahagi mõelda selle peale veel, aga võib-olla kuu või 2 pärast ma juba taipan, et aga minust ei ole seal laua peal käijat, et ma kannan südamest teda kaasas hoopis. Et ühesõnaga sõltub väga palju valdkonnast, aga tõesti need lihtsalt sellised nagu müügile, nagu puhtale müügile või see müügi üleskutsega uudiskirjad, need ei tööta väga hästi. Kõige rohkem inimesi, kas sa oled juba mõelnud kõikide oma lähedale? Aga teine asi, see Kalmula koduleht, ütleme, on ju iseenesest nagu, koduleht on olemas, see menüüs siin on palju erinevaid asju, blogi isegi peavad, mis on, eks ole, väga vahva, seadust on siin välja toonud ja nii edasi, aga mida mina siit ei leidnud, on sotsiaalmeedia, ma ei saa siit minna nende Facebooki näiteks. Nüüd, kui ma võtsin... Paned selle, et liitu uudiskirjaga, siis seal oli Facebooki märgega olemas. Oli olemas ja siis mina lihtsalt ei näinud seda liitun uudiskirjaga. Ühesõnaga, et kui sa lõpuks ma ikkagi nende sellesse Facebooki kuidagimoodi jõudsin, on ju, aga läbi selle, et vaata meie arvustusi Facebookis, kodulehe peal ma seda arvustuste kohta üles ei leidnud, kus oleks nii-öelda või tagasiside kohta siis pigem mitte arvustused, on ju. Aga ma soovin kindlasti, et te konkurentide puhul vaataksite ka nende sotsiaalmeediat, et palju neil on jälgijaid, kas nad on ainult, ütleme, enamik Facebookis täna ikkagi on ju, kas on Instagramis ka, kui on selline nii-öelda nagu siin, et enne ja pärast pildid tegelikult on nagu väga hästi ilmestavad seda teenust, siis pildimaterjali jagamiseks Instagram on nagu hea koht, on ju. Kas nad on Instagramis ka? Mõtlen nagu seda, et ma ise ei ole selline Instagrami mees, on ju.
ja ausalt öeldes ma ei viitsiks kuhugi Instagrami minna vaatama mingeid ennepärast pilte, vaid mulle pigem, ma olen siuke vanakooli, vanainimene, mulle meeldib nagu koduleht, mis on hästi üles ehitatud, mulle meeldiks, et ma seal näen juba selle kontrasti, ma saan nagu kogu selle teenuse sisu hästi kätte. Aga ma ei tea, et võib-olla nagu nüüd peale tuleb põlvkond, et siis ma peangi nendega TikTokis kontakti. Jõu, kuule, ära ole porine, ole äge, enne tänaval kivi, jõu. Või ma loodan, et ma kunagi nii madal ei ole. Tead, keerulised ajad, keerulisi otsuseid. Aga ma konkurentsi seas näiteks leidsin, mul oli üks, ma ei tea, mingi kõvakivi või mingi sihuke, nagu Facebookis oli konto olemas ja seal tegid suhteliselt ja miks ma arvan, et selle peaks kokku kirjutama? Kõvakivi, muusik. Ei saa olla. Aga ühesõnaga neid kodulehte näiteks üldse olnud ja minu jaoks on veidi öelda, aga väga tugev turn off või nagu ei tekita üks usaldust. Teine asi, mis oli minu jaoks veider, et paljudel ettevõtete juhtidel, kui sa vaatasid omanikke, et siis nende Facebooki näiteks profiilid olid väga kinnised või ei olnud üldse, mis on minu jaoks ka jälle nagu punane lipp, et ma siukse ettevõttega pigem ei taha koostööd teha. Ja see ongi see, kui te nüüd vaatate oma neid konkurente, siis täpselt niimoodi tulebki neid vaadata ja tulebki nagu vaadata kriitilise pilguga, samas nagu mingil hetkel vaatad sa neid ka ainult selle nagu kliendi vaatest, et nagu üks asi on see, et kui sa vaatad neid selle ettevõtja pilguga, teine asi on see, kui sa vaatad neid kliendi pilguga, on ju, kliendi mõttes on see hästi oluline, et kas sina kliendina saad, ütleme ka näiteks siit sotsiaalmeediast, tavaliselt on niimoodi, et esmane kontakt, kui see on mingi selline teenus, mida klient ise ei otsi, tal ei ole nagu teravat vajadust selle järgi, siis ta võib-olla näeb, ütleme näiteks sinu seda konsultatsiooni, mingit reklaami näeb kuskil sotsiaalmeedias ja siis ta liigub sotsiaalmeediast pigem kodulehele, et see nagu tema kliendi teekond näeks pigem sedapidi välja. Kui mul on nüüd mingisugune terav vajadus mingi teenuse järgi, mul on hoov porine, mul on vaja seda tänavakivi sinna, siis ma tõenäoliselt guugeldan, vaatan kodulehe üle ja siis vaatan võib-olla ka, mis ta sotsiaalmeedias teeb. Et nagu lihtsalt, et kuidas see sinu klient pigem käitub, nagu see sõltub hästi palju tema nagu vajadusest ja sellest just, et kas tal on seda teenust vaja või see on pigem selline nagu tore, kui ma saan seda nagu kasutada, on ju. Et siin näiteks sotsiaalmeedia puhul kindlasti, et kas on samamoodi info olemas siin tugevkivi, jah. Ja kui tihti ta postitab, kas ta postitustel on reaktsioon, ehk siis sa näed ära, millised postitused töötavad, et kas ta teeb pigem ongi selliseid nagu pildipostitusi rohkem, kas ta jagab mingit kasulikku sisu, kas ta paneb mingisuguseid lühiklippe üles, et mis see sisu on ja mitte lihtsalt, et mis see on, vaid mis töötab, et enamasti kui sa vaatad nagu juba mitme konkurendi lehed läbi, kui neid on, siis sa näed nagu ära, et millist sisu need jälgijad nii-öelda parema meelega tarbivad, mille peale nad reageerivad, et mis neile korda läheb. Et seda kindlasti peaks vaatama, sest ma ei ütle, et te peate kopeerima, aga siit on jällegi midagi õppida, sest me jõuame, ütleme, järgmise olulise küsimuseni on see, et mida sa saaksid oma konkurendilt õppida, et võta teda kui nii-öelda tasuta õpetajat enda jaoks, et ära kolista nagu samu ämbreid nii-öelda, et samamoodi, kui sa näiteks vaatad seda konkurendi sotsiaalmeediat ja kerid kõige lõppu, et kust tema algas ja siis vaatad, mis ta täna teeb, et seal on ka nagu Kivitugev OÜ ei ole või? Tugevkivi. Tugevkivi, ma isegi ei pakkunud. Otsi siis tänavakivi paigaldada loomulikult.
Et jällegi, kui see tugev kivi on tema ettevõtte nimi, no nii pika selle otsisõnaga, see nagu äkki saaks neid mõlemad kuidagi kasutada kasvõi, et nagu see ettevõtte nimi on siin praegu nagu teisejärguline, samas seda tänavakivi paigaldust Lõuna-Eestis pakuvad nagu nii paljud, et tema päris ettevõtte nimi ongi Tugevkivi OÜ või? Hea küll, ütled see nagu huvitav näidest, kui ma vaatan jälle, mis mind ennast häirib, on see, et mul on ettevõtte meiliaadress on tugevkivi@gmail.com, mis on minu jaoks jälle nagu, et millega sa tegeled. Et miks oma domeeni ei ole teinud või oma domeeni alt ei ole teinud. Siis Instagramis on nad Tugevkivi1, mis nagu jälle... Tänavakivi1 isegi. No, Tänavakivi1, noh, jah, see on nagu... Minu arust on siin nii palju asju valesti juba. Jah. Aga ma ütleks, et see on võib-olla nagu see põhjus, miks ma siia sektori poole üldse vaatasin, et need inimesed tingimata ei tee nagu halba tööd, lihtsalt ma arvan, et ei ole väga hästi kättesaadava lektuurile ja võib-olla kui sa nagu nii kehvasti oma asju oled üles ehitanud, siis ei teki väga palju usaldust just nendest inimestest, kes on valmis võib-olla nagu premium hinda maksma, sellepärast et mul ei teki nagu seda arusaama, et tegu on premium tegevusega. Tulemusega, mis ma sealt saan. See jagad mingid, võib-olla need ansambelvahtu, võib-olla üks on solist, ma ei tea. Aga lihtsalt tundub nagu mega random, et miks sa nagu jagad mingid suva paksu poisi klubi reklaami Facebooki lehel. See on, ma ei tea, umbes sama, kui enne paneks oma Facebooki lehel, et mingi jäätise moos reklaami, et tule siia plaadale. Jah, nii on, et selles mõttes, kui ta näiteks on see ansambel ka, siis sellel peaks nagu oma leht olema, et siin nagu tundub, et ka sellel lehel ta nagu eriti populaarne ei ole või noh, et see ei lähe nagu nii kellelegi korda ja see ja tal on 98 jälgijat, et ühesõnaga vaadake ja vaadake neid konkurente nagu päriselt iseenda jaoks ja mõelge, mida te saate neilt õppida. Õppimiskohad on olemas nii selles, mis ta teeb hästi, kui ka selles, mis ta teeb halvasti. Tooge mõlema poole pealt välja vähemalt üks asi, mida sa saaksid teha ja teine asi, mida sa mitte kunagi ei teeks. Siin on võib-olla see näitab, kuidas nad asju teevad, näitabki seda, et võib-olla ma ei tunne seda klienti nii hästi ja võib-olla nad on avastanud nagu hea moodus, kuidas nagu kontakti jõuda või kui keegi tahan odavalt saada nagu seda teenust, ma vaatangi, issand, kui prügioht, nad ei ole kulutanud mõttetult raha marketingile ja materjalidele, nad ongi sihuke nagu kaimuravad, et tahab nagu üksinda asjad ära teha, tunneb, et mul ei ole nagu jaksu ega huvi kedagi välja õpetada, aga oma ala ekspert, et siis ma tema käest saangi odavat hinda, aga head kvaliteeti sellepärast, et ei kuluta raha mõttetu mudru peale, vaid mõtleb, kuidas nagu